Ennem siis oli meil libisemine läks nii uisule kui ka klassikale. Uisusuusa puhul ja klassika puhul siin libisemine panek täpselt samasugune. Paraffin, alusparaffin, high floor paraffin, pulber otsa ja siis vastavad ilmale ka soovitatavalt sooned. Klassika puhul pidamistsoon on ära märgitud, sinna libisemist ei ole vaja panna. Seda tuleks iga kord, isegi kui sa lähed treeningule või võistlustele, tuleks seda karestada. Kõige mõnusam oleks selline mingi 100 liivapaber. Keerata siia niimoodi mõnusalt klotsi ümber ja seda pidamistsoont siis üle käia. Kui ta on juba ilusti eelnevalt palju kordi karestatud, siis uuel suusal oleks nagu rohkem vaja hõõruda. Aga kasutatud suusal võis ta niimoodi üle käia. Sellepärast ikkagi paraffini asjad satuvad siia. Niimoodi paar korda, niimoodi ja naamo edasi-tagasi, nats risti ja üle käia, et määre siin hästi kinni jääks. Kui sinna on paraffin või pulber, eriti pulber sattunud, siis see määr ei püsi seal, see tuleb ära. Ja ennem klassikasuusa parafiinimist, tähendab pulverdamist, võiks selle pidamisala üldse kinni teipida. Ja see oleks väga lihtsalt niimoodi. No piisab isegi sellest, et just siit, kui rohkem ei raatsi raisata, siis ainult niimoodi otsad ära. Aga kõige parem oleks ka üleni ta kinni panna. Niimoodi. Ja nüüd, kui on kõik see libisemine tehtud, kõik pulber maha harjatud, siis lihtsalt võtad selle paberi ära ja karestad, nagu ma tegin. Karestad ära ja võtad kindlasti nii treeningu puhul kui võistluse puhul krundi. Et siin ei ole mingit erinevust tahke määrde puhul, praegu räägime tahkest määrdest, ei ole mingit erinevust, et need määrded on kõik ühe hinnaga ja kindlasti tasuks krunt alla panna, see hoiab määred kinni ja seda tuleks soojalt panna. Et kindlasti soojalt on ju ja siis jälgida seda ala ja hõõruda mõnus kiht alla sellele suusa pidamisalale siis. Et ikkagi ta oleks koos, kui on väga jäigad suusad, siis võib näiteks rohkem panna. Aga et oleks koos ja kindlasti tuleks see soojalt panna, et siis ta jääb paremini kinni ja ühtlaselt siia, kusjuures sama triikrauaga, millega sa paned paraffini, võib ka panna pidamismääret, ainult eelnevalt siis hästi ära puhastada. Ja kui sa hakkad nüüd uuesti peale määrde panekut, hakkad paraffini panema, siis võiks seda paberiga puhastada ja paraffiniga ka. Ja paberiga puhtaks teha. Kuumalt kindlasti. Ja selle siis triigid niimoodi, et jälle mingit valgeid kohti ei oleks siin. Et ühtlaselt selle triikrauaga siia tambita kinni niimoodi ilusti. Et mingid laik ei oleks ühtlane. Ja korgiga võib seda muidugi, korgiga tasuks alati veel ilusti hästi ilusti siin siledaks ajada. Ja nüüd põhiasi on see, et see peaks jälle jahtuma. Krunt peaks täiesti ära jahtuma. Nüüd, kui suusk on jahtunud ilusti, krunt on jahtunud, siis sinna peale, mitte ei võiks, aga peakski panema juba siis pidamismäärde vastavalt, mis on välja testitud või mis vastavalt sellele ilmale siis sobib. Ja tahkest määrdest on siis jutt. Et teinekord võib teha isegi sellist asja, et tahkele määrdele panna kliistrikrunti hästi õhukeselt. See sobiks ka. Aga üldjuhul on ikkagi tahkekrunt on tahkeilmakrunt on tahkeilmakrunt ja sulale läheb kliistrikrunt. Ja kui krunt on jahtunud, siis sinna peale juba kanda siis see põhimääre, mis on võistlusmääre, välja valitud võistlusmääre ja seda tuleks kindlasti panna mitu kihti. Need ühest kihist ei piisa, isegi kui sul on väga-väga pehmed suusad.
ja mitte seda juba mitte niimoodi alla väänates, vaid mõnusalt selline normaalne kiht, et kõik oleks sellise, pigem panna mitu õhukest, kui siis 2 paksu näiteks. Ja panna vastavalt selle suusapaine, seda võid ise testida, et soovitan kindlalt krunt ja 3 kihti määret. See oleks nagu selline standard olukord. Vähem siis sellised